Täna räägin sulle sellest, mis asi on hammer-on ehk siis pealelöömise legato, kuidas seda teha, kuidas seda harjutada ja mida teha siis, kui su legato ei kõla hästi. Hammer-on ehk siis pealelöömise legato toimib niimoodi, et vasaku käe sõrme tõstad üles, lööd vastu keelt ja lööd niimoodi, et ta jääb siia peale ka. Lööd ja maandud keele peale. Ja see võib olla ükskõik mis vasaku käe sõrmega. Teine sõrm on tavaliselt kõige parem, kõige tugevam legato löömise legato sõrm. Aga teiste sõrmedega saab seda samuti teha. Kui sa veel ei ole seda teinud, siis lisa Kitarrikodu kanalile kohe tellimus. Kuidas legato töötab? Legato töötab niimoodi, et tõmbad parema käega keele kõlama ja siis lööd sõrme siia peale. Lööd niimoodi peale. Lugudes ta tavaliselt on tähistatud sellise kaarekesega, mis näeb välja nagu pidekaar, aga just nimelt erinevate nootide vahel. Ehk siis madalamast noodist kõrgemale noodile minekuks on seal kaareke peale tõmmatud, siis see tähendab seda, et tuleb lüüa see sõrm sinna peale. Ja kuidas oma legatot siis harjutada seda pealelöömise legatot ehk siis hammer-onni? Väga lihtne harjutus sulle. Ehk siis tõmbad keele kõlama, teeme alguses esimese sõrmega. Tõmbad ja lööd. 6. keel, 5. keel. Jälle tagasi. Pigem ära kiirusta, pigem mängi rahulikult, et hästi korralikult saada. Ja alati kindlasti sõrme otsaga, muidu ta ei lähe kõlama. Kui sul on raske sõrme otsaga tabada, siis pigem esimese asjana mine ja harjuta lemmikharjutust. Lemmikharjutuse video on Kitarrikodu YouTube'i kanalil täiesti olemas. Nii õppimise video kui ka kaasamängu video. Tee seda. See on väga-väga kasulik, aitab sul seda sõrme otsaga mängu harjutada. Kui tegid esimesega ära, tee teisega ka. Kui ta ei lähe kõlama alguses, see on täiesti normaalne. See on okei. Sest sa alles õpetad oma sõrmele seda liigutust. Hea mõte, kui sul on mingisuguses loos vaja, näiteks sul on teise sõrmega löömist, teed siin vahes ära, siis vahetad positsiooni, teed kolmanda vahega sama, aga ikkagi teine sõrm. Võid veel teha. Aga kindlasti rahulikult. Ma praegu mängisin selle kiiresti, et see video ei oleks 5 tundi pikk ja sa saaks lihtsalt selle põhimõtte kätte. Ja kolmas. Hops, ja lööd peale. Kui liiga vähe ruumi võtad omale, liiga vähe hoogu, siis ei tule väga kõvasti. Ja 4. sõrmega on vaja natuke seda kätt ka keerata. Võtad käega hoogu. Põmm, põmm. Neljandega väga tihti ei ole, aga siiski on. Mina olen näinud palju lugudes nii, kui on näiteks teine sõrm peal ja siis tuleb lüüa. Ja siit jõuamegi järgmise asja juurde, mis on siis juba kinnise sõrmega ja siis tuleb legato. Seda on väga tihti. Üks sõrm on peal ja siis pead lööma näiteks kolmanda. Või siis teise. Täpselt sama tehnikaga harjutused. Üks on peal, tõmban, löön, tõmban. Ja veel. Ja nii edasi. Siis 2 ja 3-ga. Ja seda jõudu, kui sul on ruumi, siis pane hooga. 3. 4. ka. Ei ole kõige lihtsam, aga tee ka. Natukene proovi ikkagi seda kätt keerata sinna otsa. Tuleb lihtsalt. Ja siis on veel 1 3, 1 4 ja 2 4. Ja nii edasi. Kuna neid on nii palju,
siis ei ole mõtet neid kõiki üritada harjutada hullult. Pigem vali just oma konkreetse loo järgi. Kui sul on vaja näiteks 2 löömist harjutada selle loo jaoks, siis teegi ainult neid. Tee mitmes positsioonis seda sama harjutust. Näiteks ühes loos, mis mul üks õpilane õppis hiljuti ja mida ma ise ka mängin hea meelega, on hästi palju seda 2. Sellist asju. 2 peale. Kui sul tuleb legato, hammer-on loo sees, võtta ta nii-öelda loo seest välja, harjutada selgeks see löök, et ta läks kõlama ja siis pane ta sinna loo sisse tagasi ja harjuta lugu edasi. Head harjutamist ja näeme juba järgmises videos.